Ukraina kirik ja kultuurikeskus on pisike võlumaailm, mis asub Tallinna vanalinnas, otse linnamüüri ääres. Ehkki kirik asub linnas, on selle koguduse liikmete kõige tähtsam palveteema loodus. Ma olen Benediktini oblat. See ei ole munkad, aga see inimesed, kes elavad munkaelu. Ja iga päev mul on vaja töötada käega. Ja? Palve, ikka palve dominanta, mina palvetan looduse eest. Ja? Siis iga päev mina töötan ja õpin midagi. Nii. Ja siis iga päev mina leian, mis on hea. See ka raske, aga ikka vaja. Mis on hea? See väike detailid, aga mis on hea? Ja siis iga reedel mina loen luuletused reedel ja laupäeval mina iga päev loen muinasjuttu. See meie kirik pühendatud kolmekeelne Jumalaema. Ja tema kõige süütatud ja kiusatud ja kaitsja. Ja siis ma arvasin, et looduses ka on sellised probleemi. Ja iga päev mina palvetan looduse eest. Mina ja teised inimesed ka tulevad siia. Meie kirikus palju ikooni, kus on püha inimesed seotud loodusega. Ütleme, et meil on see ikoon, see püha Spiridon ja Vlasinat, kodulooma kaitsja. Ja seal Spiridon hoiab väike lähm ja seal kirjutatud Eesti lähm nudipea. Nii. Kes teab, kes ei, et Eestis on see väike lähm nudipea ja tema annab väga hea piimaga vähe. Maailma taimed ja loomad, kui nendel on küsimused või probleemid, nad tulevad siia ja oma maa käelega räägivad, mis toimub seal, missugune probleemid seal on. Ukraina kirikus asub poeetiline punane raamat, mille pildid ja luuletused kujutavad ohustatud liike. Ja selge, et Eesti taimed ja loomad räägivad eesti keeles, Ukraina taimed ja loomad räägivad Ukraina keeles. Ukraina kultuurikeskuses tehakse palju toredaid asju oma kätega ja üheskoos. Nii lapsed kui suured saavad harjutada siin maalimist ja ilukirja, kes soovib, saab hoolitseda loomade eest. Vaatamist ja imestamist jätkub igale huvilisele ja igale vanusele. Võib-olla on seda raske uskuda, aga Ukraina kirikus on sadu ja sadu mänguasju. Iga mänguasi õpetab midagi. Me usume, kui me teeme palju mänguasjad ja siis meil on võimalus parandada maailma. Ja see väike hoobune, vaata, 2 sõbrad, poiss ja tüdruk oli hea sõbrad ja siis tuli probleemid, nad juba räägivad ja mis on vaja teha, räägivad uhkuse eest. Vaat, nii, tubli poiss kumarna. Nii, saval läheb alla ja tubli poiss võtab nöör ja sõidab tüdruku juurde. Nii, räägi mitte midagi. Nii. Ja näita. Ja loomulikult abikaasa või tüdruk näeb, et tema tubli poiss sellised poosin ja tema kohe anna andeks kohe. Siis peavad tagasi saab püsti veel pilt oleks. Nii, kõik küsimused lahendada. Elud kõik on lihtne. Täiskasvanud inimesed ja kui nad mitte näitavad, elavad ja lapsed näevad nende väärtused. Ma arvan, et see on oluline. Ei ole vaja seletada, vaata kui tark ma olen, minna, sinna. Lapsed ise teevad. Ise, kui nendel meeldib sellised asjad ja nad teevad järgi.